Hea televaataja, raadiokuulaja, tere taas! Oleme siin Lootusaeg kontoris. Nagu sa tead, 18. ja 19. oktoobril käesoleval aastal toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis suur evangeelne festival Lootusaeg, kus lootuse sõnumit jagab evangelist Will Graham. Hea televaataja, hea raadiokuulaja, loodame sinuga ja sinu mittekristlasest sõbraga, naabriga, töökaaslasega, koolikaaslasega kohtuda festivalil Lootusaeg. Sellest ka saatesari Lootusaeg. Meie tänases saates otsime vastut küsimusele, miks on festival Lootusaeg oluline minu kogudusele. Ja selleks on mul esimene stuudiokülaline Eesti Metodisti kiriku superintendent Robert Tšerenkov. Tere, Robert! Tere, suur tänu kutsumast! Robert, sa olid 2009 aastal toimunud festivali meeskonnas. Täna oled sa Metodisti kiriku juht. Pannes kokku need kaks kogemust, siis mis sina ütleksid, miks on festival Lootusaeg hea kohalikule kogudusele? No ma usun seda, et iga kogudus mõistab, et Kristuse käsk, mis on meile antud minna tervesse maailma ja kuulutada evangeeliumi, on väga oluline. Aga teinekord see suur Kristuse missioni käsk võib teinekord jääda selliseks väga abstraktseks üleskutseks. Kuid mis on just väga tore sellise suure ürituse puhul, et see paneb kogudused tegutsema, et on olemas ka mingisugune kindel eesmärk, on olemas mingisugune kindel üritus ja aeg, milleks ette valmistuda ja on võimalus kogu sellist evangeelse tööd fokusseerida millegile konkreetsele. Ja seepärast iga koguduse jaoks on, ma arvan, see üks väga tore võimalus võtta evangeeliumi kuulutamine oma fookusesse, palvetada selle ürituse eest, teha ettevalmistusi, rääkida oma mittekristlastest sõprade, naabrite, lähedastega, et nad tuleksid sellele üritusele, võtta nad kaasa, minna koos nendega ja loodame, et ka paljude inimeste südamed avanevad ja siis on ka ju kogu see järeltööprotsess veel täpselt samamoodi, kus siis need, kes oma südamed Jumalale avavad, võivad ka edasi veel ka vaimulikult kasvada. Nii et ma usun, et see on väga hea tööriist selleks, et koguduse keskel seda evangeelset tööd aktiviseerida ning pärast need inimesed ju jõuavad kohalikku kogudusse ja usume, et liituvad selle kogudusega ja sellest kogudusest saab nende vaimulik kodu. Nii et minu arvates on see väga hea võimalus igal kogudusel kaasa lüüa sellel evangeelsel üritusel. Sa mainisid palvet. Kui oluliseks sa kirikujuhina ja koguduse vaimulikuna pead palvet ka sellise ürituse jaoks eest? Ja kindlasti palve on väga oluline ja millegipärast Jumal on niimoodi asjad seadnud, et ta ei tee asju siin maailmas üksi, vaid ta kaasab meid, inimesi sellesse töösse ja meie olemegi siin maa peal Kristuse nii käed ja jalad ja kõneleme ka tema eest ning meie palve on väga oluline selleks, et Jumal saaks tegutseda. Ja me teame ka seda, et ka hingevaenlane ei maga ja ka kõik tema vastasjõud töötavad sellise ürituse vastu. Aga mida meie kristlastena saame teha, me saame paluda Jumala õnnistust, Jumala kaitset, kordaminekut sellele üritusele. Me võime palvetada, et inimeste südamed oleksid avatud, meeled oleksid avatud, et ka see sõnum jõuaks inimesteni, jõuaks ka nende südamesse, et inimesed tuleksid meeleparandusele ja selline palve valmistab ette seda vaimulikku atmosfääri nii nende inimeste südametes, aga ka sellel üritusel endal. Nii et seepärast on hästi oluline, et ka palve oleks üks selle ürituse ettevalmistuse oluline osa. Aitäh sulle, Robert Tšerenkov, et sa tulid. Loodame sinuga kohtuda taas. Meie järgmiseks külaliseks on Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg. Tere, Ago! Tervist! Kui keegi veel ei tea, mis asi on festival Lootusaeg, kuidas sa talle vastaksid?
Festival Lootusaeg on üritus, mis toimub koostöös Eesti ja Ameerika kristlastega. Selle ürituse raames kindlasti tulevad kokku erinevate kirikute vaimulikud, erinevate koguduste liikmed ja selles mõttes kindlasti on tegu sellise üritusega, kus nimelt ka erinevate kirikute vaheline koostöö nagu väga nähtaval moel tuleb esile. Aga võib-olla kõige enam on tegu üritusega, kuhu on oodatud inimesed, kes veel ei olegi kirikuga seotud ja kes tegelikult võiksid kuulda sõnumit, mis just eriti praegusel üli ebakindlal ja täiesti erakordsel ajal tegelikult võiks anda inimestele seda hingetuge ja seda pidet, mis tegelikult elus päriselt kannab. Mida võiks festival Lootusaeg anda kogudusele, kohalikule kogudusele? No kindlasti tegu on sellise ettevõtmisega, mis ühelt poolt ei saagi sündida ilma koostööta kogudustega. Aga kui nüüd panna ennast või mõtelda korraks kohaliku koguduse konteksti, keskmine Eesti kogudus, siis ma leian, et ilmselgelt on tegu sellise ettevõtmisega, kust iga kogudus võib tegelikult väga palju kasu saada. Sest et see üritus võimendab seda, mida me igapäevaselt siin Eestis teeme. Kuulutame ju evangeeliumi, elame seda välja oma keskkonnas, oma kogukonnas. Aga just nimelt selline suurem ettevõtmine tegelikult toob nagu evangeeliumi sõnumi laiemalt meediapilti, laiemalt ühiskonda ja kõik selle kaudu toimuv tegelikult toob inimeste teadvusesse palju rohkem nagu just nimelt selle sõnumi, mida siis ka ürituse raames ju kuulutatakse. Nii et selles mõttes mina leian, et iga kogudus võiks võtta sellest üritusest lausa maksimumi. Osaleda, panustada, võtta osa nendest eelnevatest koolitustest ja samuti ka kindlasti teha ikkagi seda tööd koha peal, et just nimelt tulla nende inimestega koos, kes seda sõnumit kõige rohkem vajavad. Teha tööd koha peal, mis sa sellega silmas pead? No ma pean seda silmas ikkagi, et tegelikult ju, nagu ma ütlesin, kogudused koha peal iga päev teevad oma tööd, kuulutavad evangeeliumi, elavad seda välja oma kogukonnas läbi erinevate tegevuste ja selles suhtes see üritus justkui võimaldab natukene ennast fokusseerida või seda potentsiaali paremini realiseerida nii, et selle tulemusena ka nii-öelda see üritus ja kohapealne töö nagu toimivad vastakuti, võimendavad üksteist. Mis võib juhtuda minu kogudusega peale festivali? Sul on kogemus ka eelmisest korrast. Mis võib juhtuda kogudusega peale festivali? Ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, mis juhtub enne festivali. Esiteks, see tähendab seda, kui palju kogudus sinna panustab ennast, oma aega, energiat, ressurssi ja fokusseerib ettevalmistusele. Ja siis muidugi nüüd tõesti oma kogemusest julgen ikkagi väga selgelt väita, et fokusseerides ka sellele, et pärast festivali need inimesed, kes on teinud oma otsuse, oma elu anda üle Jumalale, et need inimesed nii-öelda võivad siis ka sinna kogudusse tegelikult reaalselt tulla. Nüüd on küsimus, kuidas kogudus neid inimesi vastu võtab ja kui palju ta pingutab selle nimel, et need inimesed nagu päriselt heas mõttes saaksid hakata vaimulikult kasvama, sest eesmärk ju tegelikult on inimeste vaimulik kasv pärast nende otsust anda oma elu Jumalale. Võtta Jeesus vastu oma isiklikuks päästjaks. Nii et selles mõttes mina ütleks, et selle kogu ürituse kaudu kogudusel on väga palju võita. Et festival teeb nii-öelda selle töö ära, et see inimene jõuab selle otsuseni, aga nüüd järeltöö on tegelikult kohaliku koguduse käes. Nii et kui keegi ütleb, et oi, sellest üritusest polnud meile mingit kasu, siis ma tahaks küll teada, et aga mida te tegite ennem ja mida te tegite nagu pärast. Aitäh sulle, Ago Lilleorg, et sa tulid ja loodame sinuga kohtuda taas. Selle saate viimane külaline on festivali nõukogu liige Erki Tamm. Tere, Erki! Tere, Liis! Sa oled koguduse pastor. Räägime konkreetsetest asjadest, millega saab kogudus olla festivaliga kaasas. Mis asi on kristliku elu ja tunnistuse kursus? See on kursus nendele, kes soovivad olla paremad oma usu ja elu jagajad inimestega, kes ei tunne veel Jumalat. Meil on koguduses päris palju inimesi, kes tunnevad alati ennast kuidagi ebamugavalt, kui räägitakse sellest, et me peame olema Jeesuse tunnistajad, Jeesuse järgijad, minema kõike maailma. Aga kuidas seda teha? Mõnel tuleb see kuidagi niivõrd loomulikult välja, aga teisel mitte. Ja see kursus tegelikult kõigepealt räägib sellest, kes me ise oleme usklikena, kes me oleme Kristuses.
ja kuidas seda, kes sa oled, jagada. Ja see on midagi, mis mulle isiklikult läheb väga korda. Oleme kuulnud ka ma olen nagu Andreas liikumisest, et mis asi see on? Jah, meil on siin lausa sellised kaardid, kuhu on võimalik siis kirjutada mõne oma sõbra nime, kes veel ei tunne Jumalat, aga kellega mul on suhe, aeg-ajalt räägime ka usu teemadel. Aga ma tahan tõesti teda kutsuda festivalile, aga ma tahan tema pärast palvetada, nagu öeldakse, enne räägi Jumalale inimesest, kui sa räägid inimesele Jumalast. Ja Andrese kaart on tegelikult fikseerib ära selle pühendumise kellelegi või inimestele, kelle pärast sa palvetad. Aga eelkõige ma arvan, et see on et inimesed, kes lähevad mulle korda ja teisiti, kes lähevad Jumalale korda. Ja Jumal tahab head inimestele ja sageli meie kaudu, et meie võiksime olla need, kes pühenduvad inimestele, oleme avatud jagama oma elu, küsima neid lihtsaid küsimusi, kuidas sul läheb? Kui keegi jagab meiega oma elus raskusi, kuhu ta on sattunud, aga järsku teeme ühe palve. Ja läbi sellise loomuliku elude jagamise ma võin kutsuda inimest meie koguduse osadusse ja lõpuks ka festivalile ja pärast festivali ükskõik, kas inimene annab oma elu Jumalale või mitte. Tegelikult see suhe jätkub ka võib-olla meie ühises koguduses. Ja see on kõige parem osa ju. Ma kuulen praegu, kui sa räägid, et kas see siis ei olegi massievangelism. Et paljud ju oleme kuulnud, et mõni ütleb, et festival on massievangelism. Selles mõttes ta on. Ta koosneb väga paljudest usklikest inimestest, kes leiavad uuesti üles sellise isikliku pühendumise Jumalale ja tõesti hoolimise inimestest. Ja kui neid on väga palju, siis jah, see on massievangelism. Aga samas see on ju Andrease liikumine, see on minu sõber. Lõpuks on see ikkagi, kõik taandub sellele, kuidas mina isiklikult elan oma usuelu ja kuidas ma jagan oma elu ja usku teiste inimestega. Midagi loomulikumat kui elude jagamine ju ei olegi. Jaga seda, kes sa oled. Kust ja kuidas saada rohkem infot selle kõige kohta? Kõige lihtsam on lootusaeg.com või nagu Liis, sa soovitasid, et võib ka mulle helistada. Aitäh sulle, Erki, et sa tulid ja loodame sinuga kohtuda taas.